soojendusstress maha. Aitäh! Te küll ette, kui mõnus väljakutse on siin metallist keelte peal sõrmi soojendada. Ma hakkas nii palav, et võtsin selle jaki kaegaks ja mõtlesin soojenduseks võtta. Minuga liitub nüüd vapralt kõige parem poeg, väga kihvt poeg. Stefan. No kütame. Rahval hinge kuumaks. Te küll ette, kui kihvt paadet tavaneb. Kõrlikutele. Väga äge. Vale lehekülg tuli.
hea lugu. Ja selle bassi on siin päris korralikult. minu sõrmed enam midagi küll ei tunne, aga seest pole midagi. Seest pole, see on nii huvitav tunne. Seest pole, näpud on, loodetavasti ei kuku otsast. Aga meil on nüüd viimane lugu, enne kui marssima hakkame. Aga see lugu on üks mul lemmikuid Eestimaad teeniv lugu. Eestlaseks olen ja eestlaseks jään.
nimest teeme suure aplausi. Loetud minutid on veel jäänud, meid on nüüd sinu platsil tõesti palju. Hoolimata ilmast, ma ütleks, et rohkem kui eelmisel aastal kindlasti, nii et teeme iseendale suure aplausi, hurraa! Eestlased on kange rahvas ja kella 7 laulame üheskoos Eesti hümni ning seejärel EKRE esimehe Martin Helme kõne ja siis läheb rongkäik liikuma ja rongkäik liigub nagu ikka mööda Kaarli puiesteed ülesse ja sealt Toompeale ja läbi Vanalinna siia tagasi. Kui tagasi jõuame, on kavas EKRE aseesimehe Mart Helme kõne, Sinise Äratuse esinaise Pillerin Kahro kõne ja seejärel saame laulda üheskoos rahvuslikke ja rahvalike lugusid koos ansambliga Fookus, nii et kella 9 välja on meil kindlasti siin tegemist. Võime nüüd tõrvikud põlema panna, kes veel pole ka pannud, tagumine aeg, õige varsti läheme rongkäiku. Ja soovime veel kord Eestile üheskoos õnne ka kõik koos. Elagu Eesti! Elagu Eesti! Ja kõik koos. Elagu, elagu, elagu! Üks lugu muusikat veel ja seejärel laulame üheskoos Eesti hümni. Alustame Eesti hümniga, mida esitab Raimonda Laikne.
ette võtad sa mu kallis isamaa. Elagu Eesti! Enne kui rongkäik liikuma hakkab, siis traditsiooniliselt Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehe Martin Helme kõne. Mul on tõeliselt hea meel vaadata, millise mõnusa Eesti jonniga ja trotsiga ja selle vihma käes tähistame oma vabariigi sünnipäeva. Ilusat pidupäeva! Eesti riik saab täna 100 kuud. Eesti rahvas aga on sama vana kui maailm. Oleme oma rahva ajaloos näinud häid ja halbu aegu, aga oleme kestnud. Me oleme vastu pidanud. Küllap saab igaüks kõhunahaga aru, et praegu seisame silmitsi raskete aegadega. Ja see hirmutab. Lisaks sellele meid hirmutatakse meelega, sest hirm on halb nõuanne. Hirmunud inimest on kergesti võimalik juhtida. Ärme lase ennast hirmutada. Ärme lase endaga manipuleerida. Aga ärme peida ka pead liiva alla. Ärme põgene reaalsuse eest ilusate valedega petlikku maailma, sest siis oleme me veel vähem kaitstavad. Ei, meil ei ole vaja karta. Meil ei ole vaja endale valetada. Vaja on kaine peaga ja ausa meelega hinnata ohtusid, kaardistada karisid ja panna paika plaan. Plaan, mis viib meid paremasse homsesse, viib meid kindlamasse tulevikku. Just see, mis on meid toonud siia, viib meid ka edasi. See on rahvustunne. See on veendumus, et Eestimaa on Eesti rahva oma, et meie oleme selle maa peremehed ja et see riik kuulub meile. See, mis meid siia on toonud, on ühtehoidmine. Rahvus on nagu suur pere. Jah, vahel öeldakse üksteisele halvasti, ollakse vihased. Aga raskuste tulles hoitakse ikkagi kokku, sest meil kedagi teist peale teineteise ei ole. See, mis meid siia on toonud, on usk paremasse homsesse. Unustage ära allaheitlik lause, saame hakkama. Parem kordame, kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Parem kordame. Meie lastel ja lastelastel peab olema Eestis parem elada kui mul ja ma olen valmis selle nimel pingutama. Kuni meis püsib soov olla eestlased, ehitada Eesti rahvusriiki, nii
et ta kestab sama kaua kui maailm. Seni on meil lootus. Kuni meil on silmapiirid mitte homsed vaevad, vaid ülehomsed põlvkonnad, on meil lootus. Kuni me hoiame ühte ja toetame üksteist, on meil lootus. Lootus paremale homsele. Lootus, et me kestame rahvana kuni maailma lõpuni. See, et me täna siin oleme, näitab, et meie usume oma Eestisse. Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Eesti eest! Elagu, elagu, elagu! Teeme suure aplausi Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme. Traditsiooniliselt valmistume nüüd rongkäigu liikuma hakkamiseks. Rongkäigu peas võivad lipud juba liikuda. Läheme siis sinna lava pealt vaadates paremale ja alt vaadates vasakule koguneme ja ootame ära, kuni on rongkäigu pea moodustunud, lipud paigas ja siis saateauto hakkab liikuma. Siis läheme kõik koos rongkäiguna liikuma. Hoiame rongkäigus head tuju ja kui kellelgi on võimalus mängida muusikat, et rongkäigus kaasa laulda, siis Tõrviku rongkäigu Facebooki selle sündmusele esimene kommentaar on ka link, kus on täiesti rongkäigu jaoks eraldi muusikalist, mida saate mängima panna ja kuulata ja rongkäigus kaasa laulda, nii et otsige telefonist üles Facebookis Tõrviku rongkäig 2024 ja võtke sealt esimene kommentaar, sealt saate siis rongkäigus kaasa laulmiseks muusika ka. Üks halb uudis ka, et väike 7-aastane Daniel on kaduma läinud. Daniel ja vanaema otsib Danieli, et Daniel tule siia sinise telgi juurde, see on sinised telgid. Tule sealt aia vahet läbi, tule sinise telkide juurde, vanaema ootab sind Daniel sinise telgi juures. Tule Daniel sinise telkide juurde, vanaema ootab sind seal. Ja ära kindlasti rongkäigu kaasa mine, vaid oota, kui inimesed ära lähevad, aga rongkäigu kogunemine on alanud, pea moodustub, natukene läheb veel aega. Senikaua kui paigal seisate, otsige Facebookist üles see link, kus on muusikapalad kaasa laulmiseks mängivad ja võtke pange oma telefonidest või kõlaritest käima. Saame rongkäigus üheskoos laulda ka. Hea uudis ka, et kadunud noormees on ka üles leitud, nii et kõik on hästi. Aga vaadake Facebookist, otsige üles Tõrviku rongkäigu sündmuse, sealt leiate ka siis rongkäigu muusikalingi, et eesti.info võite panna ka sealt käima, on eraldi link seal, minge vaadake.
Rongkäigu liikuma hakkamiseni on aega 2 minutit, ootame veel hetke, üks liinibuss läheb veel läbi ja siis kohe hakkab rongkäik liikuma. Eesti.live saate panna omale rongkäigu muusikaga käima, Eesti.live, nii et otsige telefonist ülesse või vaadake terviku rongkäigu Facebooki sündmusele. Rongkäik hakkab liikuma, elagu Eesti, head vabariigi aastapäeva!
enam kui 2500 aastat tagasi on Indias valitseja, selle nimi oli Ashoka. Ashoka nälg ja janu oma maa suurendamise, oma impeeriumi suurendamise järel oli nii suur, et ta vallutas järjest ja järjest kõige julmemal moel oma naaberriike ja nende naaberriike ja nende naaberriike. Ja sõna otseses mõttes viis seal läbi ka genotsiide. Aga ühel päeval, kui ta pärast võidukat lahingut seisis ja rahulolevalt vaatas laipadega kaetud lahinguvälja, astus tema juurde üks Buda munk, kes kandis kätel surnud last. Ja see munk ütles Ashokale: valitseja, sa oled vägev, sinu ees langevad riigid ja rahvad. Aga kas sa oled ka nii vägev, et sa suudad ellu äratada selle lapse? Ashoka ei suutnud seda last ellu äratada. Ja mida me sellest loost õpime? Me õpime sellest loost seda, et Ashokat ei ole enam, tema impeeriumi ei ole enam. Aga need inimesed, lihtsad mehed, lihtsad naised, kes loovad perekondi, sigitavad lapsi, ehitavad oma kodu, on ikka olemas. Nad on olemas Indias, nad on olemas Eestis. Ka Eesti on käinud väga paljude võõraste võimude alt läbi, aga meie, teie esivanemad on siin maal juba sellest ajast alates, kui jää taandus. Ja pärast jää taandumist saabusid siia esimesed kütid. Ja nende järglased oleme meie siin, nende samade tõrvikute valgel. Nii nagu olid need mammutikütid, kes istusid oma lõkete ääres ja unistasid ka soojas kodus, täis kõhus, õnnelikest lastest ja rahust. Vaadake, head inimesed, siit me võime edasi minna järgmise sammuga ja küsida endalt. Aga mis on üldse Eesti? Kas Eesti on ainult sõna? Kas Eesti on geograafiline mõiste? Kas Eesti tähendab veel kellegile midagi kolmandat? Ja ma ütlen teile, mis on Eesti. Eesti on tunne. Eesti on armastus. Eesti on kodu. Eesti on kodu loomine, kodu armastamine ja kodu edasi kandmine põlvest põlve. See on Eesti. See on see, mida on teinud meie esivanemad. See on see, mille pärast mindi vabadussõtta, et saada maad, et saada oma kodu, kus kasvavad lapsed, õnnelikult, põlvest põlve, hoides Eestit. Ja loomulikult on Eesti meie keel. Maailma kõige ilusam keel. Selles ei ole mingit kahtlust, see on maailma kõige ilusam keel. Ja mis on meie ülesanne nüüd siin? Hoida Eestit, ehitada kodu, kasvatada lapsi ja armastada Eestit. Ma ütlen teile, Jumal õnnistab seda, kes armastab Eestit ja jääb talle truuks. Oleme kõik Eestile truud ja elame läbi oma laste. Jõudu teile koju minekuks, jõudu teile kaasa laulmiseks, jõudu teile oma kodu ehitamiseks. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Mart Helme. Järgmiseks kõneleb siis Äratuse esimees Pilleriin Kahro. Tere õhtut, hea Eesti vaba rahvas. Mul on hea meel teie kõigi ees seista, kes
olete tulnud siia igas vaba Eesti riigi nurgas. Hoolimata kehvast koerailmast oleme siiski nagu tammekuud, mille juured on sügaval maa sees ja mitte miski ei murra meid. Head eestlased, me oleme vaba rahvas vabal maal, aga vabadus on nagu armastus. See annab meile hea tunde ja viib meid elus edasi, et vabadus on siiski ka vastutus. Kõik meie tänased otsused ei mõjuta mitte meid ainult täna, homme, vaid see mõjutab meid ka meie lapsi ja lapselapsi. Head eestlased, ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva, ilusat vabad Eestit, elagu Eesti Vabariik! Elagu Eesti! Teile kõneles Pillerin Kahro, Sinise Äratuse esimees. Kuidas on, kas hakkame laulma ka üheskoos? Teie ette on kohe tulemas ansambel Fookus. Proovime korra veel, kas hääled on lahti. Eesti, Eesti, Eesti! Eesti! Tere ilusat õhtut! Ansambel Fookus tervitab teid ja meie vabariigi aastapäeva puhul. Palju õnne! Jää vabaks Eesti meri! Ilm ei ole küll meie poolt, aga meie poolt on meie
Eesti. Nüüd on lugu tõeliselt kaasalaulmiseks, see on peaaegu et nii-öelda Eesti kolmas hümn, kui on Meri hümn. aitäh, et vaatasite ja